Loen veel ette, et siin stardivad Jelena Pipper, Rea Kukk, Alar Õige, Andrei Skirins, Juhani Schleicher, Sergei Turov, Siim Sarapuu, Randel Peerna, Jüri Talts, Aleksei Skorsaks, Mati Tõniste ja Ahti Tomp. Sit ready. Attention. Ja start on antud, vaatame, anname teile kohe siit edasi seisud. Praegu Ahti Tomp koos Aleksei Skorsaksiga ning Andrei Skirinsiga, meie lõunanaabritega on siis mõõtu võtmas seal üsna võrdselt. Samas on ka Sergei Turov, kes on varasematel alfavõistlustel osalenud ja on ka EMT sisesõudmise sarjast mitmeid kordi osa võtnud, on siin hetkel 4. positsioonil, juhib kindlalt Ahti Tomp, vahe on siis lõunanaabri Andrei Skirinsi ees juba 5 meetrit, samas kui läbitud on 200 meetrit ja lõviosa distantsist on veel ees. Ja see vahe kasvab, on seal Sergei Turov hetkel pronksmedali positsioonis kinni. Esimesena on medalikohalt hetkel väljas Aleksei Korsaks ja seal tagapool liikumas Mati Tõniste, seejärel Jüri Talts, Randel Peerna, Juhani Schleicher, Rea Kukk, Jelena Pipper ja juhendajad ka siin on abiks. Mihkel Klementsov vaatab tehnikat ja annab natukene seal nõu. Ja väga ilusaid stiilinäiteid on siin näha ja väga rahuliku pika tõmbega. Vähemalt siin esimeste aparaatide peal ma näen, sportlased sõuavad ja seal hetkel liikumas siis tõesti liidrikohal endiselt Ahti Tomp ja kasvatab oma vahet Andrei Skirinsi ees ja juba on see võidumaa tema ees 18 meetrit. Seejärel 3. positsioonil Aleksei Korsaks, Sergei Turov hetkel 4. aga siiski veel medalis kinni. Alar Õige on ka üsna kenasti liikumas hetkel 5. positsioonil ja kaotamas liidrile 57-58 meetrit. Ja Mati Tõniste hetkel 6. Tema kaotus on juba seal parimatel üle 100 meetri ja teistel veelgi rohkem. Aga sellegi poolest on kõik, kes starti on tulnud, väga hästi siin esinenud ja naistest on juhtimas Rea Kukk Jelena Pipperi ees ja Rea edu Jelena ees on hetkel üks 20 meetrit. Mäletan, et üsna sageli on nad koos võistelnud ja käisid ka suvistel sõudmisvõistlustel koos Alar Õige ja Ahti Tombiga. Oli siis selline segapaatkond Legs, Trunks and Arms võistlusklassis ja said oma siis esimesed tuleristsed ka vee peal. Ja pidevalt siis harjutavad nemad siin Harku järve peal. Aga nüüd Ahti Tomp endiselt juhtimas, kuid seal Andrei Kirinson. Vaadake, see lõpp läheb päris dramaatiliseks. Andrei Kirinson on võtnud Ahti Tombile täpselt nii palju kui vaja järgi ja võidab. Andrei Skirinson võitnud alfa aastal 2012 3.17,4. Congratulations, Andreis, you have won this year's alfa with a magnificent time with 3.17.4 ja Ahti Tomp, kes lõviosa distantsist väga veenvalt juhtis, peab nüüd lõpetama natukene võib-olla pettunult teisel positsioonil, kuid siiski on see medalipositsioon ja tema tulemuseks 3.17,7. Kolmas on Aleksei Skorsaks 3.22,5. Jelena kuldmedal Rea Kukk, Eesti Invaspordiliidu esindaja 4.18,5. Rea Kukk.
ja nagu öeldud, nii Rea Kukk kui Jelena Pipper on asunud Eestit sõudmises esindama ka päris sõudmises, ehk siis vee peal toimetavad nemad juba eelmisest aastast ja jätkavad kindlasti seda ka edaspidi. Me kutsume teie ette järgmise võistlusklassi ja selleks on siis meeste invaklass Next Category Adaptive Men Leg Trunks and Arms. Pronksmedal Aleksei Skorsaks, Daugavpils, Latvia. Aleksei Skorsaks, 3.22,5 tema tulemus ja meie Läti külaline on võitnud siis selles kategoorias pronksmedali. Aga hõbemedali juurde ja Ahti Tomp on võitnud hõbemedali, silver medal Ahti Tomp, 3.17,7 Eesti Invaspordiliit. Kuldmedal, gold medal Andrei Kirins, Daugavpils and Latvia. Kolm 17,4 on Andreisi aeg ja Daugavpilsi esindaja on siis toonud või viinud tähendab üle Eesti piiri alfa võidu ja nüüd jõudis siis ka kolmanda positsiooni mees Aleksei Skorsaks poodiumile. Ja teeme ühe suure aplausi meie parimatele invasõudjatele. Me jätkame järgmise võistlusklassiga. Next Category Open Women ja naiste vabaklass. Kutsume kohe, kui on mehed teinud seal pildi.